Valmiera vastu, et nendest kindlasti usun vähemalt 2 võitu loodab Keila korvpallikool noppida, aga pall on mängus ja BC Kalev Cramole esimese rünnaku õigus. Kaugiainen ja Eikab seal juba vabanemas, saab ka palli, Tšelks kattega üleval ja Eikab lõpuni ise ründelauas ja Kaugiainen saab visata ning nüüd Muhamed võtab laua ja Keila saab ka esimese rünnaku õiguse. Ja Sats kohe teravalt sisse, vise peale, aga see ei lähe. Rosenthal. Ja väga lihtsalt läbi, Page siin nüüd jäi väga pehmeks kaitses. Schmaltz Muhamedile. Page ja seal kahekesi lausa Page'i võeti korraks siin Toomi ja Rosenthali poolt, aga Toomi jõudis hästi tagasi ka Muhamedi juurde ja nüüd ründelauast seal Page jäi blokeerimata Rosenthalil ja sai Page päris vabalt visata, aga endiselt Keila nulli peal. Eikab ja Rosenthalile Tšelks nüüd täiesti vaba ja 3 punkti olemas. 5-0 Kalev Cramo pooleteise minutiga eduseisu haaranud. Ja Page Muhamedile ja Muhamed seal ründelauas ka veel ja toob Keilale esimesed punktid. Toob Rosenthal, Eikab Muhamedi vastu läheb teravalt sisse ja toob 2 punkti ära. Nii et Kalevil esialgu rünnakud sujuvad ja vaatame, mida siin Keila ette võtab ja hästi keerutab Idovu ja saab Tšelksilt vea kätte. Ja korraks seal ikkagi käsi ära käib, Tšelks näitab, et justkui hoiab üleval, aga korduses oli ilusti ära näha, et alguses lööb vastu käsi ja siis teeb käed ilusti üles lükkab. Aga Idovu tegi ka Viimsi vastu debüüdi ja viskas 11 punkti ja võttis 4 lauapalli. Esimesel poolajal seal tal need keskpositsiooni visked ei tabanud, aga teisel poolajal juba kindluse leidis ja on Idovul nüüd täna ka 2 punkti kirjas. Rosenthal Tšelksile ja hästi seal Kaugiainen vabanes, aga viskab korvi alt mööda. Ja siit saab nüüd Toompea, vaatame seda olukorda. No, ja seal korraks just kui läks käega Schmaltzile vastu, kuigi ega see Schmaltzi väga ei mõjutanud, nii et pääses siin praegu Keila. Sats ja eksib ja Eikab tuleb üle ja kohe kas teravus tegemas, leiab Toomi ja seal nüüd õige ühene viga Keila mängijate poolelt ja see on Keilale alles esimeseks veaks. Seal Schmaltz ja Toomile käed külge paneb. Tšelks Rosenthalile, Toom ja Toom keskpositsioonilt ning 2 punkti olemas. 9-4. Ja Page siin kindlat liikumist näitamas. Seal Idovu tuli korraks üles, aga sellest kattest Page suurt kasu ei saanud ja kogu rünnaku on Page põrgatanud ja selle lõpetuseks paneb sellise viske ära. No Page armastab selliseid raskeid viskeid võtta ja tihtipeale need ka sisse kukuvad.
ja Sats siin head kaitsetööd tegemas. Pall läheb küll temast outi. Kaugiainen, 8 sekundit veel rünnata Kalev Cramol. Rosenthal Chelsea'ga kokku mängimas ja võtab eemalt viskes, ei lähe Muhamed lauas. Page. Muhamediga seal kokku mängimas. Muhamed jäi tegelikult vabaks, aga Page ei söötnud talle, vaid hoopis leidis Idovu ja Idovu eksib keskpositsiooni viske. Toom. Ei lähe Toomi kaugvise. Nüüd pikalt pole skoori tehtud. Page võtab Kaugiaineni ette ja lihtsalt 2 punkti. Siin ikkagi natukene pehmeks jäänud nüüd Kalev Cramo ka kaitses. Ja Kaugiainen saab Idovu käest vea kätte. Vaatame veel seda minekut. Ja siin Idovu tahtis blokeerima minna. Aga soomlane oli selles olukorras osavam. Ja esimesed vahetused tulevad siis mängu Kalev Cramol Erik Make ja Egor Kuba. Aga Kaugiainen realiseerib vabavisked ja kas nüüd Kalev Cramo võtab ka natukene agressiivsemalt juurde ja Schmaltz purjetab kohe korvi alla ja 2+1. Nii et kui Schmaltz tabab nüüd vabaviske, siis on viiginumbrid tablool. Ja taas võiks öelda Keilalt korralik siin esimese, vähemalt veerandaja esimene pool. Ja nii on, 11-11 numbrid tablool, kui veidi üle 5 minuti jääb avaveerandi lõpuni. Make. Kubale ja Kuba toob 2 punkti ära. Ja Make nüüd jääb kõrgelt siin pressima Schmaltzi. Idovu Kuba vastu. Ja teeb ära. Natukene kandilised need liigutused Idovul on, aga kui pall korvirõnga läbib, siis on kõik hästi. Make. Ja läheb seal Satsi vastu tegema, aga ei suuda ära teha ja siit pooleks palli olukord, palli valdamine tundub, et jäi jah Keilale, kuna ju hüppepalli Kalev Cramo sai ja mängu esimese rünnaku õiguse, aga pool esimesest veerandajast mängitud ja see tähendab minutilist mõtlemise. Keila tervisekeskuses jätkumas kohtumine
Keila korvpallikooli ja BC Kalev Cramo vahel ning tablool viiginumbrid 13-13 ja Keila rünnakule tulemas. Nii et hea võimalus siin täna esmakordselt mängu juhtima pääseda. Sats. Ja Keila tegi ka oma esimese vahetuse ära. Võistkonna kapten Patrik Peemot tuli väljakule. Tovu veel välja Page'ile, Eikap kohe juures, ei saa sealt Page viskele, veel Satsile ja viimane sekund, Sats pidi viskama ja heidab palli vastu laua äärt. Ja Ron Laanemaa sekkub mängu Keila poolelt. Ja Kaugiainen. Makele. Velks. Eikaf seal vabaneb, saab ka palli. Kaugiainen, Chelks juba kattega üleval. Ja Kaugiainen võtab kaugviske, see jääb selgelt lühikeseks, aga Chelks lauast aitab palli korvi. Laanemaa. Hamadile, Peemot vabaneb, 10 sekundit veel rünnata ja Peemot seal natukene hädas ja saabki Eikap palli kätte ja toob 2 punkti ära. Nii et nüüd hea kaitse siit Kalev Cramo poolel. Ja Muhamed, hästi Chelks liigub jalgadest, jõuab ette. Laanemaa tahab, Tidovu tuleks üles katet tegema, veel edasi Page'ile, 5 sekundit rünnata ja Page siit võtab enda peale ja paneb ära ning Eikapile veel viga otsa. Seal jah, ikkagi Eikap jah. Page'ile sinna alla astub ja Page vähendab vahe minimaalseks. Make. Ja Kaugiainen juba katete pealt tulemas, saab ka palli, Kuuba. Ja sai Kaugiainen tegelikult minna hästi lõpuni, aga nüüd selline lihtne floater läheb ka möödasi. Page. Ja natukene palju jäi nüüd seal petma, oli tegelikult juba hetk varem vaba. Kuuba ja Muhamed segab selle viske ära, aga Make nüüd hästi juba seal kaitses valmis ja kas kohe kolmene otsa? Ei. Chelks. Veel otsib Kalev. Make. Ja Chelks ründelauast ning võimas putback tuleb siit, millele kohe reageerib Andres Sõber minutilise mõtlemisajaga ja keegi saab seal nüüd päris kõva sõimu ja see on, tundub, Ron Laanemaa. Seal oli see vahetusolukord ja Laanemaa oleks pidanud Chelksi blokeerima. Näete, Sõber on väga emotsionaalne praegu ja selles mõttes on tal õigus, et 2 asja tegelikult, mida peaks Keila vältima, ongi pallikaotused ja siis laua võitluses allajäämine, aga praegu tehti järjest mõlemad, ehk siis kõigepealt see eksimus kiirrünnakusse söötes pallikaotuse näol ja sellele järgnes kohe ka lauas blokeerimata jätmine. Keilal kokku nüüd 2 pallikaotust, Kalev Cramo pole täna veel patustanud kordagi. Aga kaugviskel
ei taha kummalgi meeskonnal tabada, 2 peale 10-1. Chelsea ainsa 3 on läbi korvirõnga saatnud. Aga täpselt 2 minutit minna ja 19-16 Kalev Cramo juhtimas. Ja Eke Rüütel väljakul. Laanemaa ja seal Kuubat ette võtmas. Aga see vise jääb selgelt lühikeseks ja Tanel Kurbas mängu tulemas Chelsea asemel. Ja Make soovib 3-st, ei lähe endiselt kaugvisked. 7-1 Kalev Cramol. Ja siin nüüd Laanemaa teeb Kaugiaineni vastu vea. See on 3. võistkondlik Kalev Cramole. Make. Rosenthal, Make taas Kurbas ja Kurbas võtab 3 ja 3 punkti olemas. Ja Tanel Kurbas, kes siis on olnud siin vigastustega hädas sel hooajal ja viimane mäng oli tal 3. jaanuaril. Ehk siis täpselt 2 kuud tagasi. Aga ei ole mees vahepeal rooste läinud, nüüd küll Page vastab kohe kaugviskega. Kuuba Eikafile. Rosenthal, Kuuba tuleb üles kattesse ja Rosenthal seal Kuubat otsis, aga eile mängijad saavad jale vahele. Muhamed Puhkamai Toomu tagasi platsile. Make. Ja ilus läbiminek ning vasaku käega lõpetamine. Ja esimese veeradaja viimase rünnaku õigus on Keilal. Ja kas Page võtab enda peale, kukub seal vahepeal Peemot ja siit läheb Rosenthalile. Ei, siiski Kuubale läheb viga, mitte Rosenthalile. Ja Peemotil 2 vabaviset, aga pärast seda 5,5 sekundit Kalevil aega rünnata. Ja Chris Killing siin kiired õpetussõnad Makele edasi andmas. Peemotil esimene läheb, teine mööda, Eikap kiirelt üle tulemas ja jõuab täitsa korvi alla välja ja saab sealt veel vea kätte, nii et Eikapilt nüüd igati hea tegutsemine ja aeg on nüüd läbi, kas kohtunikud veel vaatavad täpsemalt üle, et kas on vaja siin kellale midagi tagasi panna või otsustavad kohe ära, et pole vaja ja 2 vabaviset. Jah, nagu arvasin, tullakse seda aega nüüd üle vaatama.
ja kohtunikud leidsid, et 0,8 sekundit oli veel mängida jäänud, kui kontakt toimus ja pannakse siis need 0,8 sekundit tagasi tabloole. Selle ajaga tegelikult jõuab Keila siit oma poolelt selle palli teele saata küll. Et üks selline üle välja korv oleks ju päris ilus siia veerandaja lõppu, aga enne EICAF-i vabaviske. Ja eksib EICAF esimesel. Ja skandeerib publik saalis korrata, aga EICAF paneb teise sisse ja Page ei lähe siiski seda heidet siin tegema. 25-20 on BC Kalev Cramo võitnud esimese veerand, on skoori teinud kõik 8 väljakul käinud mängijad. EICAF Kurbasele, taas EICAF läbiminekul leiab veel Kuuba, aga Kuuba ei suuda sealt korvi alt lõpetada. Ja Toom. Aga eksib lähiviskel, imestab küll, kuidas ta sealt viga ei saanud, aga teeb nüüd hoopis ise vea otsa. Ja Toomile on see nüüd juba 3. isiklik. Ja Sats hästi 2 kaitse vahelt tuleb läbi. Veel välja sööt Muhammadile ja sai tegelikult Muhammad nüüd päris vabalt 3-st proovida. Aga eksib ja Schmaltz võtab siit kiirrünnaku veaga maha. Make. Kuubale. Kurbas seal vabanes, aga kohe palli ei saanud. Nüüd Toom sinna Kurbase suunas söötis, aga Sats oli vahel ja leiab Sats ka Muhammadi ülesse. Keila natukene pikemalt ründamas. Toobu, kas võtab taas keskpositsiooni viske ja paneb ära. Keila endiselt löögi ulatuses. EICAF Kuubaga seal kokku mängimas. Jõuab pall ka Kuubani ja nüüd Kuuba lahendab ära. Ja Kalev Cramo fännid ka siin päris valjuhäälselt omadele kaasa elamas ja mõnedel hetkedel isegi Keila fänne üle harjumas. Muhammad ja peab nüüd viskama, rünnakuaeg lõppemas, see läheb mööda EICAF lauas. Ja EICAF võtab kiire 3, aga see läheb mööda. Ja Page omakorda purjetab korvi alla. Ja see on ründaja viga. Ja EICAF nüüd täiesti liimist lahti. Pani kiirustatud 3 mööda, lasi kohe Page'il endale vastu panna. Ja siis tegi veel ründaja vea. Ja sai siin Miro Lõõbovi käest kohe õpetussõnad ka. EICAF võttis omaks. Eks siin eelkõige heideti ette seda lihtsat
Peitsi korvi talle. Kaugiainen Kurvasele, taas Kaugiainen. Tšelks kattega üleval. Ja Kuuba eemalt. Ja 3 punkti. Tuleb lisaks, Kalev Cramo pääseb 4-ga juhtima. Maltse Idovule. Idovu taas läheb ise tegema. Satsile ka. Ja Sats Muhamadile ja nüüd on taas runnaku aeg lõppemas. Muhamad peab piskama. Hästi Tšelks seisab seal kaitses ära ja ei tule Keilale punkte juurde. Kuuba. Ja nüüd läbi minekul jätab veel Makele ja Make vastu teeb Sats enne viset juba vea ära. Ja Kristjan Kasemets täna esmakordselt platsile Kalev Cramo ridades, tuleb tagasi platsile ka Rosenthal. Tšelks ja sealt teeb Sats kohe vea ära, see on Keilale 3. võistkondlik. Satsile nüüd lühikese ajaga teine isiklik. Rosenthal. Ja Tšelks eemalt ning Tšelks jätkab 100%-lise visketabavusega 10 punkti. On tal nüüd koos, lisaks 6 lauapalli, neist 3 ründelauast. Schmaltz. Ja võtab siin enda peale, aga ei taba Tšelks Rosenthalile. Rosenthal Kasemetsale ja Kasemets sai vabalt viskele, aga eksib ja nüüd kas jõuab Kasemets ise tagasi. Jõudis, aga Schmaltz ikkagi sealt tegelikult päris heale viskele sai. Oi, milline pallikaotus siin Kalevilt vastu ja ikkagi kuidagi uimane on see Kalevi tegutsemine siin esimesel poolajal. Ei ole head hoogu saadud üles ei rünnakul ega ka mingit eriti agressiivset kaitset. Kaugiainen taas eksib, Tšelks veel Kaugiainenile ja Tšelks siin ka nüüd esimese resultatiivse söödu saab kirja, seega 10 punkti, 7 lauapalli ja resultatiivne sööt, visked väljakult 4-4, Tšelks teeb mängu. Aga enne kui jätkub mäng, teeme veel ühe lühikese reklaamipausi. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Utilitas, Eesti meeste korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Kallis, sa vaataks minuga täna mängu? Optibet, armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. Keila korvpallikool püsib mängus Kalev Cramo vastu, hetkel küll vahe paisunud 7 punkti peale. Aga 5-18 minna poole ja lõpuni. Ja miski pole veel selge. Ja Keila jätkamas koosseisus Peitsi, Idovu, Muhamad, Sats ja Schmaltz ning Kalev Cramol Kasemets, Kaugiainen, Rosenthal, Tšelks ja Toom. Ja Schmaltz. Ja
ja Idovu, Page'i nüüd väga tihedalt Rosenthal katmas ja Idovu võtab ise keskpositsiooni viske ja selle tulemusena Chelsea'le 8. lauapall. Et kui nii jätkub, siis Chelsea saab kaksikduubli kokku juba esimesel poolajal. Ja Rosenthal täiesti vabalt ning 2 punkti kirjas. Schmaltz. Page. Schmaltz. Rosenthal Page'i nüüd väga tihedalt seal katmas ja ongi Page hädas ja nüüd on rünnakuaeg lõppemas. Kas jõuab Page midagi teele saata ja Rosenthal teeb väga rumala vea siin lõpuks. Ja ei suutnud seal pidama saada ja Rosenthal enda peale väga vihane ka, aga eks tegijatel juhtub. Aga Page eksib vabaviskel. 12 punkti tema arvel, lisaks 2 lauapalli. Selgelt Keila resultatiivseim täna. Järgmine mees Idovu on 6 punkti peal. Ja vabavisked Keilal. 8-6 nüüd. Keil on teeninud üle 2 korra rohkem vabaviskeid kui Kalev Cramo. Ja vahe püsib 7. Rosenthal. Ja hästi mõeldud sinna tagaukse lõike peale Kaugiainenile, aga natuke ebatäpne on see sööt. Sats. Ja Muhamadiga seal kokku mängimas. Aga oli sööduga eksimas. Sats nüüd Idovu seal küsib, aga näha on, et Muhamad tahab ise teha. Hästi Toom seisab ära ja seal tuleb Chelsea veel blokeerib selle Muhamadi putback ürituse ja nüüd Muhamad teeb õlale haiget. Ja tundub, et päris korralikult. Igal juhul hoiab seal kõvasti õlast kinni ja läheb väljakult ära. Ja Rüütel tema asemel mängu. Vaatame siit veel seda olukorda hästi. Siin Toom seisab, eksib Muhamad. Ja eks seal jah, sellises täissirutuses käel natukene sellist survet avaldati läbi palli Chelsea poolt ja seal võis tegelikult haiget saada küll. Aga loodame, et ei midagi hullu. Toom. Ja hästi seal. Petab Rüütli ära ja saab pea kätte. Toomil nüüd hea võimalus vabaviskejoonelt natukene kindlust koguda. 2 punkti ja 3 viga Toomil täna kirjas. Aga vabavise kindlalt sees ja 5-4 nüüd vabavisked Kalev Cramol. Ja Beemot seal hädas ja saabki Toom palli kätte. Ja hea surve oli nüüd Kalev Cramo poolelt. Ja Rosenthal eemalt. Make lauas, veel Rosenthal. Taas mööda. Ei saa kahekohaliseks seda vahet Kalev Cramo kuidagi. Beemot. Ja Ikab talle tihedalt peale käimas ja sealt lõpuks tuleb viga, sest Ikab tõesti kätega
Peemotit hoidis, aga Kalev Cramole see on 4. võistkondlikuks veaks, seega vabaviskeid veel ei järgne. Ja Kurbas peagi Kalev Cramo ridades väljakule tulemas. Veitše. Hästi nüüd Rosenthal seal kaitses tegutsemas, aga Rüütel toob Keilale palli tagasi ja viimased sekundid pidi viskama ja Laanemaa paneb ässa. Toom. Ja saab sealt vea kätte, nii et Hugo Toom taas vabaviskejoonele ning Kurbas on tulemas Eikafi asemel, tundub, väljakule. Toom jätkab vabaviskejoonelt kindlalt. Jõuab 5 punkti peale. Aga eks nii see ärasõnumine käis ja käib ja kohe Toomilt eksimus tuleb. Peitše, Rosenthal tema vastas, Rüütel, Laanemaa ei vaata üldse korvi poole, eks eelmise kolmese pani vabalt ässa ka. Idovu Kuuba vastu, no Idovu tahab alati ise teha. Ja eksib, oli seal tegelikult Rüütel hästi lauda minemas, aga palli kätte ei saa. Ai, ja Kuubal läks siit läks põlv ja see oli päris inetu praegu. Ai. Ja vaadates seda grimassi siin, siis see valu on päris korralik ja tundub, et see põlvepiirkond on, nii et kahju, et selline vigastus nüüd siia mängu tuli. Aga jälgime kohtumist edasi, proovin teid kursis hoida, Kuuba siin täpselt kommentaatori laua kõrval on ja siit tohterdatakse. Aga Kalev Cramole vahepeal 3 punkti juurde ja vahe on paisunud 13 punkti peale. Aga Peemot vabaviskejoonelt veidi seda vahet nüüd vähendamas on. Make Kurbasele ja Kurbasel nüüd läbiminekul läheb pall käest lahti. Ja Peemot kukub, aga suudab palli Keilale hoida. Üks 40 minna veel poole lõpuni. Schmaltz paneb palli mängu. Ja Schmaltz ise lõpuni ja hästi säilitab tasakaalu seal vaatamata kontaktile ja vähendab 20 peale. 1,5 minutit veel minna. Kaugiainen Chelsea'ga siin kokku mängimas, veel väljasööt Kurbasele ja Kurbasel
üdineb pall sõrmede vahelt ära ja Schmaltz lõpetab kiirrünnaku ja Schmaltz võib öelda, et on täna juba ikkagi oma teises mängus selgelt paremas hoos, kui oli Viimsi vastu, ka siis soliidne partii, aga täna juba veel märksa parem. Rosenthal. Ja Tšelks ka veel eksib sööduga ja kui Kalev Cramo esimesel veerandajal ei teinud ühtegi pallikaotlust, siis nüüd on neid järjest tulnud. Make saab vabalt visata ja 3 punkti olemas. Viimane minut esimesest poolest on käima läinud. Ja ei tule ka siit Keilale punkte juurde. Aga 1 rünnak peaks neil veel olema siin poole lõpus. Kaugiainen välja Kurbasele ja Kurbas saab sealt kulbi ja veel niimoodi, et pall jääb talle kätte ning läheb temast out'i. Ja Kurbas seal küll vaidleb, aga vähemalt mulle pilgul tundus, et kohtuniku otsus oli igati õige ja Keilal 16,6 sekundit aega siia poole lõppu. Laanemaa. Ja siin lastakse päris korralikult kaitses mängida ja Kaugiainen toob 2 punkti ära ja nüüd kuidagi kõik, vähemalt mulle tundub küll ilma põhjuseta siin on kohtunikega rahul olematud. Laanemaa tahtis viga saada, Kaugiainen võttis palli ära, tahtis ka viga saada. Page, Rüütel, Schmaltz, Sats ja Idovu ning Kalev Cramol, Rosenthal, Kaugiainen, Tšelks, Toom ja Eika. Ja nendele, kes liitusid ülekandega alles nüüd, olgu öeldud, et Keila poolelt ei tee täna kaasa üks nende liidritest Burns, kes aga järgmiseks mänguks peaks tagasi rivis olema. Ja Kalev Cramo ridades sai siin esimese poole lõpus vigastada Gregor Kuba. Ja tundub, et tegu on ikkagi tõsise põlvevigastusega, eks täpsemalt selgub pärast uuringuid. Aga Rosenthal hästi keerutab siit ja toob 2 punkti Kalev Cramole juurde. Kalev jõuab 50 peale. Ja vaatame, kas läheb natukene lõbusamaks ja lustlikumaks siin see korvpall meil teisel poolajal. Igal juhul algus on palju tõotav ja Idovu surub palli ülevalt alla. Tõesti sellist energiat oli vähe siin esimeses pooles. Kaugiainen kaugelt, aga ei taba. Ja Toom saab sealt vea kätte, nõuavad küll kalevlased, et tõmmati võrku samal ajal, kui pall oli seal korvi peal. Meil on hea võimalus vaadata kordust sellest olukorrast. Vaatame, Toom lauas, viska ja ikkagi need sõrmed käivad seal võrgus enne ära ja tegelikult kui pall sinna korvi peale jõuab, siis tegelikult tundub, et ei ole enam need käed seal rõnga küljes, nii et tundub, et kohtunikud teevad õige otsuse. Vaatame korra veel seda siit, Rüütli ära lükkab. Seal käivad ja eks selline raske otsus on, aga pigem tundub, et jah, kui pall ikkagi seal rõnga kohal oli, siis seda korvi keegi otseselt ei puutunud, nii et ei mõjutanud see palli läbimist. Ja Toom vabaviske joonel. +13. Ja see on suurim vahe, mis tänases mängus on olnud. Olgu öeldud, et Keila
täna juhtima polegi pääsenud. Idovu. Hästi jätab satsile. Ja sealt saavad nüüd kalevlased ennega pooleks selle lauapalli kätte. Rosenthal Chelksile. Chelks võtab 3. Aga esimene eksimus tuleb temalt täna. Page. Ja Chelksile järjekordne lauapall. Kaugjainen. Ja läbiminekul ja seal nüüd üldse kaitset ei mängita. Ja Kaugjainen saab lihtsalt 2 punkti ära tuua. Ega Kaugjainenil tegelikult visked ei ole täna läinud eemalt 4-0 ja kokku 9-3 nüüd. Rüütel ja toob 2 punkti ära. Toom ja sealt tuleb viga. Rüütel võetakse ära kohe ka pingile pärast oma korvi. Chelks Rosenthalile. Chelks kattega valmis, Rosenthal ei kasuta seda, Chelks saab vabalt visata ja 3. tabab 3. 4-3 Chelksil. Ja vahe 16, nii et Kalev ikkagi tasapisi hakkab siin eest ära minema ja Schmaltz Page'ile. Ja Page võtab siit ise viske, see ei lähe. Chelksile lauapall ja Chelks tõesti väga võimast mängu statistiliselt on tegemas ja Rosenthal siin võtab päris kiire 3. Aga see ei lähe. Page. Toom hästi seal kaitses seisab ja järjekordne lauapall Chelksile, kas see on juba 15. Nii et peaks olema 13 punkti, 15 lauapalli. Toom. 3. jääb lühikeseks. Schmaltz lauas. Vahe 16. Beemot. Eikaffi vastu ja julgelt läheb Beemot lõpuni. Andres Sõber ka aplodeerib. Eks nii tulebki teha. Alla 6 minuti 3. veerandaja lõpuni. Kaugjainen. Toomile alla, Toomi vastas sats. No sealt Toom teeb ära. Ja tuli sealt küll nüüd Idovu appi, aga Chelks korjab järjekordse lauapalli või eks hetke pärast saame teada, kas pandi kirja lausa 2 lauapalli sealt olukorrast, sest Chelks tegelikult alguses üritas kohe palliga korvi upitada. Aga kõik lõpeb õnnelikult Kalev Cramo jaoks, 2 punkti tuleb lisaks. Sats. Võtab ka siit raske 3. ja mis te arvate, kes lauapalli võttis? Ja Kaugjainen saab sealt vea kätte ka. Ja pool 3. veerandajast juba mängitud ning siit tuleb televisiooni time-out. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Eesti korvpallikoondist toetab Saku õlletehas. Kallis. Sa vaataks minuga täna mängu? Jaa!
OpTibet, armastus esimesest silmapilgust. OpTibeti äpp nüüd saadaval. Viis 0-3 kolmanda veerandaja lõpuni ja BC Kalev Cramo juhtimas 59-43 ja Chelsea arvel on 13 punkti ja 17 lauapalli, nii et saame näha, kui kaua Chelsea täna väljakul veel viibib ja kas õnnestub siin ka rekordite suunas liikuda. Aga hetkel igal juhul Chelsea väljakul on ja lisaks temale Make, Kurbas, Kaugiainen ja Eikaf. Kaugiainen ei saa sealt viskele. Ja Kurbasega seal nüüd kokku mängimas, jäetakse veel Chelsea'le ja läheb järjekordne kolmene Chelsea'l 5-4. Idovu jätab Schmalzile. Page ja Page tahab Idovu katet, aga jääb seal nüüd natukene ise hätta. Hästi Kaugiainen kaitses, aga lõpuks ikkagi Page leiab tee korvile. Kaugiainen jätab Kurbasele ja seal Page võtab peaga maha ja Keila on teinud nüüd juba 4 võistkondlikku viga. Kalev Cramo kolmandal veerandajal mitte ühtegi. Kurbas Kaugiainenile ja Kaugiainen nüüd kutsus sinna 2 katet üles ja Chelsea katte pealt ka läks ning Beemotile viga. Ja eksib Kaugiainen vabaviskel esmakordselt täna 3-2 nüüd vabaviske joonelt, väljakult visked 11-4. 10 punkti, 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu soomlase arvel. Ja jõuab nüüd siis Kaugiainen 11 punkti peale. Nii et ainult tema ja Chelsea täna kahekohalise punktisummani on jõudnud Kalevi ridades, kui Rüütel eksib kaugviskel ja Kasemets lauas. Kaugiainen Kurbasele, Kasemets ei vaata kohe korvi poole, Make Chelsea'ga seal kokku mängimas ja Beemoti vastu läheb vägisi tegema, aga Kurbas aitab palli korvi ja Kurbas on täna olnud väga efektiivne. Kurbase arvel 8 punkti, 50 väljakult 4-3. Aga Schmalz teeb seal hästi teravust ja teenib vea. Ja Miro Lõbov on seal nüüd päris närvis juba, et Kalevi rünnakul vigu justkui ei anta tema jutu järgi ja siin teisel pool väga kergelt. Ja Schmalz realiseerib mõlemad vabavisked, jõuab 9 punkti peale. Schmalzi arvel lisaks ka 3 lauapalli ja 2 vaheltlõiget. Kaugiainen. Ja Chelsea tuleb üles katet pakkuma. Ja Kaugiaineni vastu jääb Idovu ja Kaugiainen läks seal kiirusega tegema. Kurbas siin rünnaku aja viimastel sekunditel pidi viskama. Page. Ja Make seal ütleb, et tahaks vaiet, aga seda nüüd kas viga fikseerida või mitte, seda ei saa kordusest
üle vaadata, et kui viga on fikseeritud kohtunike poolt, siis on viga, et seda, kas on ebasportlik või tavaline, seda saavad kohtunikud üle vaadata, aga korduse järgi oma otsuseid ei muudeta, seal Make üritas apelleerida sellele, et lõi palli ja siis tegelikult oli näha, et see pall vastu Page'i jalga läks ja temast kindlasti out'i, selles mingit kahtlust polnud. Ja Peemot läks nüüd kalastama viga, seda talle ei antud. Ja Kaugiainen kamandamas mehi paika. Kasemets veel Kaugiainenile, Make sai nüüd hea viskekoha ja paneb 3 ära, see on Makele teine, tabab kaugvise täna 4-2, Make 3 ja 8 punkti, 2 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu tema arvel. Ja veel vahetus Kalevil, Kaugiainen pingile, Rosenthal mängu. Peemot tahab Kasemetsa vastu teha ja teebki ära. Ja Rosenthal siin kindlat liikumist näitamas, Makele läheb sööt. Ja Make välja Rosenthalile, Toom ja üle Toobu tõstab 2 punkti ära. Ja Page seal libiseb ning Kasemets toob 2 punkti Kalevile lisaks. Kas Page saab seal ka natukene haiget, igal juhul kohtunikud korraks peatavad mängu. Ja tuleb ka vahetus, Schmaltz mängu. Page puhkama ja Page seal nüüd oli millegi peale väga pahane, kas ei tahtnud seda vahetust. Igal juhul läks, istus sinna nüüd päris kurjalt pingile maha. Ja palli kaotus, kas suudavad kiirrünnaku nüüd realiseerida kalevlased ja Tanel Kurbas rahulikult lõpuni ja jõuab 10 punkti peale. Sats alla Idoobule. Ja Idoobu teeb siin jooksu. Üks 10 kolmanda veerandaja lõpuni ja Rosenthal palliga üle tulemas. Oi, ja seal Idoobu nüüd teeb päris jõhkra vea Toomi vastu. Toom läks seal katet panema ja vaadake nüüd, mis Idoobu teeb. No hokis sõidetakse niimoodi boardi mehi kinni, aga korvpallis sellist asja väga tihti ei näe ja Idoobu isegi alguses hakkas veel käsi laiutama, et mille eest viga antakse. Aga õnneks Toom tundub, et oli ikkagi ka valmis selleks lükkeks seal ja ajas keha kõvaks ning haiget ei saanud, aga vabavise läheb mööda. Ja lausa mõlemad nüüd mööda. Enne seda oli Toomil 6-5 täna. Aga nüüd siis 14-9 Kalev Cramol kokku. Aga Kalevil ka rünnak. Kurbas jätab Kasemetsale, 3 sekundit veel rünnata, peab piskama Toom. Step-back 3, aga see ei lähe ja Peemot lauas tuleb sealt esimese surve alt kergelt ka välja, nurka sööt Satsile ja Sats paneb ässa, aga Ekerüütel ründe lauas ja toob 2 punkti ära. Vahe 23. Ja nüüd Idoobu
teeb vahelt lõike, sööt Schmaltzile, Peemot saab vabalt visata, aga see ei lähe, kellele lauapall, Schmaltz korjab selle. Ja nüüd 7 sekundit rohkem kolmanda veeranda lõpuni, kui Keilal aega rünnata ja Sats läbiminekult saab pea ja nüüd saab Kalev Cramo pinka tehnilise. Ja tõesti siin palju seda vaidlemist nüüd kalevlaste poolt oli. Aga Sats eksib vabaviskel, kuna läbiminekul tehtud viga oli kalevlastele 4. võistkondlik ja Sats sellest olukorrast söötma läks, siis selle vea eest vabaviskeid veel ei tule. Idovu, kes positsioonilt ja paneb ära, kas see jõuab Kalev veel vastata. Make, jalad paika, kolmene teele, aga tuleb rõngast välja. 74-53 siiski Kalev Cramo eduseis enne 4. on visanud vanameister Kurvas ning Keila poolelt 16 punktiga resultatiivseim Page. Temal lisaks ka 5 lauapalli ja kahekohalise punktisummani on jõudnud 12 punktiga ka Idovu. Ja Chelsealt siin suurepärane sööt Kurvasele, Kurvas jõuab 12 punkti peale ja Chelseale oli see statistika järgi esimeseks resultatiivseks sööduks, kuigi selgelt mäletan, et esimesel poolajal tuli ka üks resultatiivne sööt, aga ju siis statistikutel jäi 2 silma vahele. Maltse, Idovu, kas hakkab siin Chelksi ette võtma. Chelks on väga hästi täna kaitsesse tegutsenud ja nüüdki, aga jääb seal ikkagi laud blokeerimata ning Idovu jätkuolukorras toob 2 punkti ära. Make ja seal läheb pall käest lahti, aga 9 sekundit jääb Kalevil veel rünnata. Kaugiainen ja ei lähe soomlase kaugiske, aga heikab ka nüüd üle pika aja platsil ja Make, see oli 2 punkti vise, aga ei lähe niikuinii, seega suurt vahet pole. Page alla Idovule, Make jõuab tema juurde, aga Idovu tõstab 2 ära ja Idovu ka siin päris korralikke numbreid oma teises mängus tegemas. Kaugiainen Makele ja Make üle Idovu käe ja 3 punkti kirjas. Page, hästi Make liigub kaasa, aga ikkagi paneb käe külge. Ja siin käib väike lõõpimine Martin Torbeku ja Page'i vahel. Aga tundub, et sõbralikult jätkatakse ja Idovu. Ja Chelks hästi seisab, väga hästi Chelks kaitses tõesti tegutseb. Kaugiainen. Ja saab sealt Peemoti käest hea kätte. Aga ei suuda korvi alt ära tõsta. Ja peab punktid ikkagi teenima vabaviskejoonel. Rüütel mängu Idovu puhkama.
koduarvel 16 punkti ja 5 lauapalli. Aga Kaugiainen jõuab 12 punkti peale. Vabavisked 5-4, aga kaugvisked täna 6-0. Ja Satsi kaudu Keila tulemas. 7,5 minutit veel minna ja Sats keerutab ja keerutab siit 2 punkti Keilale juurde. Ja Toom on seal jäänud Schmaltsiga, aga ei suudeta talle palli toimetada ja Eikaf võtab 3. Ja Eikaf, kes oli siis eelmine kord nende meeskondade omavahelises mängus Kalevi parim kuni 27 punktiga, on täna vaid 5 peal. Ja hästi seal Sats tuli appi, aga oli audis, kui palli Toomi käest lahti lõi. Ja Idovu juba tagasi, ei saanud siin väga pikalt puhata. Aga enne kui Idovu saab mängu lülituda, minutiline mõtlemisaeg ja meie teeme täna veel viimase pausi. Kalev Cramo juhtimas 81-59, kui 6:50 jääb kohtumise lõpuni. Ja hästi mängitud nüüd sinna Makele ja 2+1. Ja Make jõuab 13 punkti peale. Ja sööt Kaugiainenilt. Aga eksib Make vabaviskel ja Kalevi vabavisked 17-11. Peitše palliga üle tulemas. Peemot ja Peemot võtab kaugviske ning paneb ära. Nii et Patrik Peemot täna 9 punkti peal nüüd. Make ja Chelsea'ga kokku mängimas ja Chelsea vastas seal Sats, nüüd kas leitakse Chelsea ülesse. Kaugiainen 3. ja lõpuks läheb ka soomlase 3. 7 üritust see aega võttis, aga lõpuks asja sai. Peitše. Ja Peitše osavalt seal läheb korvi alla, aga ikkagi punkte juurde siit ei tule ja Eikafil oli seal algus kohe raskusele palli püüdmisega ja on sealt korvi alt ka vaja mitu korda visata, enne kui palli korvi saab. Peitše Idovuga seal kokku mängimas, ise viskele, eksib. Ja teisel üritusel tulevad ikkagi Peitšile punktid juurde.
18 nüüd tema arvel. Läks siis jäi Toomust mööda. Make. Ja Make võtab 3. Ei lähe ja Chelk sealt lauda ei pääse. Ja Page kohe alla ei Toomule. Ja Chelksile 19. lauapall. Kas jõuab täna 20 peale? Ja peaks vist hakkama vaikselt neid statistika raamatuid sirvima. Et mis lauapallide rekord on? Peast ütlen seal kuskil 22-23. Ja tulevad kohtunikud nüüd üle vaatama. Ja kas oli siis tavaline viga või ebasportlik? Siit Make läheb ja Page sealt seda palli tagant lööma läheb. Ja tundub, et ei olnud raske otsus kohtunike jaoks, siin tõesti midagi ebasportlikku ei olnud, jääb tavaline viga. Ja Kalev saab jätkata rünnakut küljejoone tagant. Ja olgu siis kohe öeldud ka täpsustavalt lauapallide rekordi kohta, et Eesti-Läti liiga rekord on 24 lauapalli. Ehk siis Chelksil veel 5 lauapalli minna. Ja Kalev Cramo rekord üleüldse on 25. Kalev Cramo mänginud meeste rekord siis. Sats eksib ja Toome seekord lauas ja Chelks võeti nüüd ära ka, nii et päris raske tal seda rekordit püüda. Peemot ja Kasemetsa vastu, kas läheb tegema? Ja ilusti teeb ära. Kurbas Rosenthalile. Rosenthal veel Kaugiainenile. Toom seal küsib Satsi vastu, saab ka palli ja seal teeb Sats kohe vea ära. Aga see on 4. võistkondlik, nii et igati õige viga Satsilt. Seal selge ülekaal Toomil oli ja Chelks tuleb ikkagi kohe tagasi. Ja Satsile oli see 4. isiklikuks veaks, Keilale ka 4. võistkondlikuks. Ja Kurvas veel 2 punkti juurde. Oi, nüüd seal Page päris ohtlikult libiseb, aga suudab ikkagi toimetada palli Toomuni, kes toob Keilale 2 punkti juurde. Kaugiainen ja Chelksiga kattest seal. Chelks liigub alla, Schmaltz tema vastas. No sealt võiks Chelksile palli anda küll. Kurvas eksib ise ründelauas veel Chelksile ja Chelks toob 2 punkti ära. Kas seal läks nüüd viske blokeeringuks või ikkagi ründelaua sai Chelks sealt veel kätte? Ja nüüd peatatakse mäng, sest see koht, kus seal Page kukkus, tundub märg olevat.
Davidovu ja taas Tšelks hästi seisab ära ja nüüd natukene Rosenthal ja Tšelks seal üksteist segasid, aga pall jääb ikkagi Kalev Cramole. Ja tundub jah, et see eelmise rünnaku olukord, kus oli ka Kulp lähedal, märgiti siiski Tšelksi mööda viskeks, ehk siis ta sai sealt ka järjekordse lauapalli ja 20 on nüüd koos. Ja hea sööt Kasemetsale ja seal nüüd lükatakse päris kõvasti lauas, aga mehed uuesti püsti ja mäng läheb edasi. Sats ei saa sealt kohe viskele, aga Bemot ei mõtle pikalt ja 3 kirjas. Ja kas jõuab Kalev veel 100-ni? 2 minutit minna, 8 punkti vaja. Kaugiainen, Tšelks kattega juba üleval. Ja Kaugiainen läbi minekul veel Kasemetsale, Kurbas võtab 3, see ei kuku. Ja seal lõpuks Kasemets teeb Satsi vastu vea, see on Kalevile 4. võistkondlik. Kaugiainen võetakse ära makemängu. Saame siis näha, kas see Kalev Cramo värske täiendus Marten Alles täna mängu saab või siiski mitte. Sats ja ilusti korvi alla välja ja Satsile ka 2 punkti juurde. Kasemets lahendab kiirelt teiselt poolt ja vahetus Keila ridades ja platsile tuleb numbri all 3 Kirill Yermakov ja kohe toimub ka minu tellitud vahetus, ehk siis debüüdi teeb Marten Alles. Ehk hiljuti Kalev Cramoga liitunud Eesti noortekoondistesse kuulunud mängumees. Page ja paneb söödu otse out'i. Allesel siis panust 18. Ja saame näha, kas saab noormees kohe käe valgeks ka oma debüütmängus. Make alla Tšelksile, Tšelks eksib, aga saab loomulikult lauapalli kätte ja Alles kohe vise teele. See ei lähe ja seal kõva võitlus käib. Aga pall jääb Keilale, 50,7 sekundit minna. Bemot. Taas tahab Kasemetsa ette võtta, aga Alleselt sealt vahelt lõige. Hea sööt ette Makele. Ja 96 Kalevil koos. No kui nüüd Keila niisama palli kohe ära ei anna, siis Kalev ikkagi 100 täis ei saa. Page. Ja sinna Rüütli suunas sööt, aga eksib ja nüüd Makelt kiirrünnakust veel korv. Ja kas hakatakse veel pressima? Tundub, et siiski mitte. Nii et kohtumise lõppskoor 98-73, Kalev Cramole 8. järjestikune võit turniiritabelisse. Ja tõustakse siis ühele pulgale Riia Selliga. Mõlemale 17 võitu ja 6 kaotust. Ja